seina püsti, aga ma nagu tahaks teada, mida ma edasi peaks tegema. Aha, näita, sest siis ma näen just, et kus sa premeerid. Leo, tule siia. Leo! Kuubleme pärast. Hästi madalalt ja hästi lähedalt, nagu seina lähedalt. Kus faasis sa praegu oled? Et kas ta paneb täiesti jalad siia välja, et ta on nagu maapinna? Ta tõstab ennast maha poole peale ja siis tõstab nagu sealt edasi. Ma olen nagu premeerinud seda, et ta nagu pooled üles, sest isegi nagu pooled... Jaa, et see praegu tundub okei, sellepärast, et praegu vaata siin ka, et uues kohas, ta läheb tükk aega, et nagu kohaneda selles libeda seinaga, aga kui ta ikkagi, kui sa tead, et ta tõstab ennast poole maale ja siis üles, siis võiks mingit ära oodata, et ta tõstab ennast päris üles. Aga proovi täitsa, premeeri natuke siit vanna seina poolt ja siis vaatame, et kus maal sa oled. Premeerimiseks, väga hea. Et praegu ma vaatan küll, et sa tõsta natukene kriteeriumit, et oota ära, kui ta tõstab jalad seina peale, sest ta tundub päris hea. Leo, kas mina tegin vea, kui ma tegin talle jackpoti, kui ta on niiviisi püsti? Ei, ma mõtlen selles mõttes, et kui minu eesmärk oli see tegelikult, et ta nagu seisaks kahe käe peal, aga selleni ma ei ole jõudnud ja ma arvan, et ma ei jõuagi kunagi. Selles mõttes, et... Ikkagi see, kui ta seisab, sa võid veel natukene, ja mingi 10 senti on sul veel premeerimisruumi. Aga siis sa saad talle öelda, et jess, selle koha peal, väga hea. Et siis tegelikult see, kui ta tugevalt seisab kahe käpa peal, see oligi jackpoti väärt. Sest kuna sul oligi see... Võib-olla ma tegin talle selgeks, et ta ilmtingimata peabki toetuma, et ta jumala kohast nagu katsuge mitte toetada. Edasi, siis võetakse sulle sein ära, pannakse mingi suvaline sammas. Et siis on juba teine... Ahhaa. Aga meil on nagu väga hea, et oleks vähemaks jätma. Sinu lõppeesmärk on, eks ole, et sa saaksid siis järgmine etapp on, võtad mingi sellise objekti, vaata nagu müüripost on. Et ta ei ole päris sein, aga ta on ikkagi koera abiks. Oletame, või kui sul on mingi tuletool või aga siis on nagu seina moodi. Ja siis, kui sa oled sellega ära saanud, siis võtad harjavarre, et see aitab. Me tahame olla tegelikult ka aga kui ta mul puunajal teeb, siis mul ongi harjavarre hetk põhimõtteliselt või? Ei, sa oled teel harjavarre. No selles mõttes, et järgmine liigutus on harjavarrest. Et siis sa saad, eks ole, öelda, mina näiteks kui ma kükitan maha ja kogemata annan sarnase signaali, siis mulle pannakse jalad näkku. Okei, jah. Et see ongi väga hea koht praegu harjutada, et seda sujuvust saada. Ja võta täiesti rahulikult, sest ta areneb veel ja niikuinii need keha, need sisemised lihased veel ei kanna. Et see tegelikult tuleb sellest ka. No mis hetkest selline asi koerale vanuse tõttu juba koormavaks muutub? No see oleneb jälle kontus. Sinul on suht terve koer, ma ei usu, et no kui selles mõttes, et vaata, kui ta on 4 aastat ja ta pole ikka veel selleni jõudnud, et ta esimeste käppade peal otse seisab, et kas on veel lootust, et ta nagu, et ta seda teeb siiski? Ma ei usu, et see on talle raske. Ühesõnaga, harjutus mõjuvust ja siis võid jah lisada, et kui sa näed mingit paksu
pargis, see on seinaks hea küll. Ja kui ta teeb juba, eks ole, teed trennis ja kodus ja paksu puu peal ja kui ta siis on, eks ole, sujuv, et ta tõuseb, nii nagu sa eeldad, et ta lihtsalt tõuseb ühe korraga, siis on tõenäoliselt ka need sisemised lihased nii arenenud, et vaata, mis sa veel võid teha. Ma ei tea, kui sa hiljutis tead neid lihasharjutusi. Vaata, et sa paned ta enda ette seisma ja lükkad õnnalt. Ja siis sa tunned, et näed, et mingil hetkel, seda peab natuke õppima, et hakkab sulle vastu suruma. Ja, ta harjutab veel, et siis surud nagu üle terve keha, vaata, ta surub sulle vastu. Et siis ta tugevdab neid samu, neid sisemisi lihasid, mida sa ei saa harjutada nagu jooksmise ja ühesõnaga, koer teeb pilatest. Pilatest just. Et ühesõnaga, et sa võid teha mingi igapäevsugust sessiooni, et siis need korsetilihased ja kõik natuke saavad tugevamaks ja see aitab ka kaasa, et neid ebanormaalseid liikumisi mõlemalt poolt, mitte korraga, ja ühelt poolt. Aga alguses ta, eks ole, ta ei tea see süsteem, et ta mingil hetkel õpib vastu suruma. Et need lihased on need, mida tavaliselt ei kasuta muidu. Aga see on just agilitiski ideaal. Või kui sa teed, kui ta seisab, võtad näiteks ühe käpa ära, et ta peab 3 peal